NATO on Pemo. Vähemalt nii näeb seda üks Ukraina droonipiloot, kes veetis nädalaid alliansi nõrkusi paljastades selle enda sõjaliste õppuste ajal. Intervjuus väljaandega Kyiv Independent kirjeldas üks Ukraina droonioperaator, kui erinevaks on NATO ja Ukraina muutunud kaasaegse sõjapidamise osas. Tema sõnul on NATO droonipiloodid mattunud nii paljude reeglite, piirangute ja ohutusprotseduuride alla, et ainuüksi drooni õhku saamine võib muutuda omaette väljakutseks. See juhtus NATO õppuse Aurora 2026 ajal Rootsis. NATO kutsus Ukraina droonioperaatorid 20. rahvuskaardi brigaadist mängima vaenlase rolli. Idee oli kasutada Ukraina tegelikku lahingukogemust NATO kaitse testimiseks. Mida nad ei oodanud, oli see, et Ukraina hävitab NATO brigaadid nii põhjalikult, et osa õppusest tuli uuesti alustada, et see oleks õiglasem. Ukraina piloodi sõnul oli koostöö NATO töötajatega frustreeriv, sest alati paistis olevat veel üks põhjus, miks mitte lennata. Ei saa siin lennata, ei saa seal lennata, ei saa lennata, sest tuul on liiga tugev, ei saa lennata, sest sajab vihma. Kujuta ette, et oled kaevikus Donbassis, Vene väed suruvad positsioonile peale ja ütled oma komandörile: vabandust, ma ei saa täna drooni lennutada, sest tuul on natuke liiga tugev. Sa oleksid lõunaks surnud. Ja see ongi siin tegelik erinevus. NATO on aastaid, võib-olla aastakümneid keskendunud ohutuse optimeerimisele. Ukraina on aastaid keskendunud ellujäämise optimeerimisele. See on sellepärast, et Vene droonid ja Vene sõdurid ei hooli tegelikult sellest, kas sajab vihma. Vene suurtükivägi ei peatu sellepärast, et tuul tugevnes. Keegi ei peata Ukrainas lahingut selleks, et kõik saaksid korralikult magada. Tegelikult ütles üks endine USA merejalaväelane, kes võitles Ukrainas, hiljuti väljaandele Kyiv Independent, et Ameerika üksus kaotaks tõenäoliselt Ukraina üksusele otseses võistluses. Mitte sellepärast, et ameeriklastel puuduks väljaõppe või varustus, vaid sellepärast, et Ukraina on sunnitud arenema halastamatu kiirusega. Iga Ukraina viga saab väga kiiresti karistatud. See tähendab, et iga nõrkus tuleb kohe välja ja ukrainlased peavad selle kas parandama või nad lihtsalt ei jää ellu. Pärast aastaid sellises keskkonnas hakkasid paljud Ukraina sõdurid pidama lääne sõjaväereegleid luksuseks.